Mina olen siis see mees, kes võttis kuulda YouTube'i soovitusi, et kui sa oled üle 40, siis peaksid tegema YouTube'i kanali. Ja nüüd siin ma olen. Otsustasin teha YouTube'i kanali ja kuna seal ka räägitakse, et kui sa ei tea, millest rääkida, siis räägi sellest, mis sa hetkel elad või oma elukogemusest. Ma räägin siis, mida mina hetkel teen. Ma olen ka eelnevates videodes rääkinud, kuidas ma tahan oma elu muuta ja ma tunnen, et ma ei ole päris seal kohas, kus ma tahaks olla, kuigi ma elan siin võrratus looduses. Norra on täpselt see riik, et kui siin tuiskab ja lund sajab, siis ei taha siin üldse olla. Aga tänane ilm on, see on lihtsalt fantastiline. Aga ma räägiks siis 3 asjast, mida ma olen selle aasta sees muutnud. Esimene asi, mis ma teen, on ma nüüd hommikuti äratan ennast külmaga. Ma lähen hommikul esimene asi paljajalu välja. Ja see on selline mõnus ja värskendav. Ja teine asi, mida ma teen, on see, et ma olen hommikuti nüüd vaikuses. Kui ma varem kuulasin hommikuti muusikat või mingi podcasti, vaatasin YouTube'i videosid või kuulasin YouTube'i videosid, siis nüüd ma olen vaikuses. Ma ei pane autos raadiot tööle, ma ei tee mitte midagi, ma olen lihtsalt vaikuses. Sellest on olnud päris palju abi selleks, et ma jõuaksin mõtetes õigesse kohta, sest praegu on see, et vahepeal kui ma vaatan seriaale või vaatan mingit YouTube'i videot, ma tunnen, kuidas mul aju lülitab välja ennast. Sa lähed sinna sellesse rütmi ja kuulad seda lugu, mis seal on ja oma mõtted kaovad ära. Ja see ongi tegelikult pannud mind tundma, nagu ma elaksin täielikult autopiloodil ja mul ei ole mitte mingit sihti elus. Kõik toimib, kõik on väga hästi, aga ei ole ka, sellepärast et sisemist sellist rahu ei ole. Kolmandaks, ma käin vähemalt korra nädalas pikemal jalutuskäigul. Eelistan seal ka vaikuses olla, aga vahest, kui ma midagi kuulan, siis ma kuulan kas mingit podcasti, mis mind harib, või mingisugust audioraamatut. Ja kõndides kuidagi see info omastub paremini ja enda mõte hakkab ka jooksma. Ja see oleks kõik, mis ma tänaseks räägin, aga praegu siis tšau. Vaatame veel loodust korra.